ja kutsume lavale asünkroonse raadiosaate Popkulturistid juhi Ivo. Ja siin videosilla kaudu on meiega juba Jim otse Inglismaalt. Aga ära veel istu, Ivo. Ja enne, kui me laseme teil oma vestlusega alustada, teeme ka teiega ühe väikese sissejuhatava mängu. Ma istun siia, et Jim ei peaks tühja tooli vahtima. Me nimetame teile sotsiaaltööga seotud termineid ja teie siis ütlete esimese asja, mis sellega nagu pähe tuleb. Mis te arvate, mis see on? Ütlete põhimõtteliselt. Just. Ja mis sellega tehakse? Ja mis see tähendab? Alustab. Okei. Utka. See on Ivole. Ma lootsin, et Jim saab vastata ära lihtsalt kõik asjad järjest. Utka, see nagu tundub midagi kuidagi välja liikuvat. Utkong nagu rootsi keeles võib olla. Midagi tuleb välja kuskilt. Pigem läheb sisse midagi kuskilt. See on selline trikiga ühe sõnaga. Võt jah, ma ladina keelt ei oska. Okei, ütlen ära, see on meeste siiber. Eks ta peab minema kuhugi ka ja midagi tuleb välja, et selles suhtes. Nii, järgmine mõiste on sulle, Jim. Kuuled mind, on ju? Kas meie sind ka kuuleme ikka? Nüüd on järgmine mõiste. Nii, see on reha. Et mis on reha? See on relv. Ma tean, et rehaga on paljud inimesed saanud kaitsta ennast, rünnata abituid liiklejaid tänaval. See on mingi konksuga küsimus, ma saan aru, nii et me tegelikult... Kusjuures seda vastust ma tean paremini. See on lühend, see on lühend, okei. Reha on lühend. Ma tean seda vastust palju paremini, ära hakka. Jah, Ivol on mõtteid. Ivo tahab öelda, no? Ja, seda ma tean väga hästi, see on see, vaata, kui sa teed nagu 3 sõrme, paned niimoodi nagu reha kujule, et siis kui sa niimoodi akorde mängid, siis sa saad hitte kirjutada, see on see hitireha. Ja kuidas on see seotud sotsiaaltööga? Muusika on seotud, ma saan aru, näiteks muusikateraapiaga. Jaa, tegelikult reha on... Ja teraapia on ju natukene seotud rehabilitatsiooniga, kas pole? Täpselt nii. Reha ehk rehabilitatsioon ehk töövõime toimetuleku tervise taastamine. Järgmine on Ivole. Järgmine on avahooldus. No, see on selline hooldus, mis on avatud. Põhimõtteliselt jah, nende inimeste, kes elavad kodudes, nende toetamine nende kodus. Seda mu vastusest välja lugeda ei olnud võimalik. Ja viimane mõiste sulle, Jim, kaitstud töö. Kaitstud töö on, ma kujutan ette, antud kontekstis midagi sellist, et sind ei saa vallandada, sellepärast, et su töövõimekus on võib-olla teistsugune kui valdaval enamusel su ettevõttes, kuidagi niimoodi, et sa oled nagu, ma ei tea, kaitstud, ei? No, sa oled kaitstud natuke, jah, aga Ivo, kas sul on ka mõtteid? See ei olnud õige vastus, see tundus nii tark. Kaitstud töö on siis töö, mida saab jätkata ka siis, kui kehtivad valitsuse piirangud COVID viiruse kaitstud töö on siis inimestele, kes ei tööta avatud tööturul, aga näiteks oma erivajaduse tõttu vajavad pidevat juhendamist ning tuge, et nad saavad töötada sellises turvalises kaitstud keskkonnas, kus on siis tugiisik või tegevusjuhendaja keegi kogu aeg kõrval. Ma ajasin selle eesliini tööga segamini vist. Nii, aga väga tublid. Aplaus ikkagi. Ja nüüd on sõna teie. Teeme saadet. Tere, minu nimi on Ivo Krustak. Tere, mina olen Jim Ashirevi. Ja te kuulete saadet Popkulturistid. See on nüüd see osa sellest
podcasti poolest nüüd enamus meie kuulajaid, kes ei ole täna siin saalis meiega, on segaduses, sellepärast et nad ei saa aru, miks saade on alanud teistmoodi, miks me kõlame nii veidralt ja miks me siin vahepeal räägime kuidagi imelikku juttu. See kõik on sellepärast, et teha asjad kohe selgeks, et me oleme Keila sotsiaalkeskuse juubeliüritusel vaimne tervise vaimukus. Vaimukas tervis. Vaimukas tervis, aitäh sulle. Kus meid on kutsutud rääkima ja ma kuulasin, sina, Jim, seda kahjuks ei kuulnud, me enne meid rääkisid ka inimesed väga põhjalikult, väga pikalt ja väga pädevalt ja erinevatest nii-öelda vaimukuse või huumori teemadest ja võtsid mult nagu teatud mõttes ära isegi sellise nagu kindlustunde siia lavale tulles, sellepärast, et nad rõhutasid selliseid punkte nagu võib-olla liiga madalalaubaliseks ei tasu oma huumoriga minna ja tegelikult võib-olla ei peakski rääkima teemadest, millest puudub otsene pädevus ja siis ma siin niimoodi kohe lavale tulles sain sellise mõistete hulga enda peale, et ma ei tea, kas sul on mingeid mõtteid, kuidas me saaksime selle kogu värgi nüüd mingitele mugavamatele radadele ümber nagu ma arvan, et me peaksime lihtsalt ära jätma selle tänase etteaste, sest et juba see, et me peame teadma, millest me räägime, peame olema pädevad mingilgi määral nendel teemadel, mida me tahame käsitleda, see kuidagi tõmbab kriipsu peale üldse kogu meie 5-aastasele üritusele, mille nimeks oli siis popkulturistid, nii et te olete väga erilise sündmuse tunnistajaks, see on meie viimane etteaste üldse. Ja tore oli teada saada, et mis asi see podcast siis ikkagi on, sest et meie oleme sinuga ainult põrgatanud seda neid kahte mõistet, podcast, ingliskeelne ja siis taskuhääling, mis on siuke võib-olla kõige levinum eestikeelne termin selle saate formaadi või saate, ma ei tea, platvormi kohta, aga ma kuulsin sõna paunhääling nüüd seal tänaste päevajuhtide etteastes, nii et paunhääling, see nagu loksutas asjad paika mu jaoks. Nüüd ma tean, mida me oleme teinud viimased 5 aastat, et see on siuke paunakene, kus sees toimub lakkamatu mula teemadel, millest me mitte midagi ei jaga ja üritades olla naljakad ja sellega võib-olla natukene päästa seda lokkavat ebapädevust, mis meie saadet iseloomustab. Me põrume ka selle huumori poole peal, nii et meid isegi hoiatati, et ärge morbiidseks tõmmake seda ürituse atmosfääri täna. Ja mõtlesin, et kuidas me, nii palju nõudeid oli enne, kui meid siia üritusele lubati üldse ja me lubasime nagu endast parima anda ja mõtlesin, et morbiidsuse vastu näiteks ma leidsin ühe lahenduse. Kas te olete valmis selleks? Mina olen. Ma kohe näitan teile midagi. Kas saalis on peale sinu ka veel keegi või kõik läksid võileibu sööma? Kas praegu on lõunapaus? Ma ei taha sellele küsimusele vastata praegu. Okei. No 3, 2, 1. Head aega morbiidsus. Head aega morbiidsus. Ühesõnaga, vaimukas tervis, siit me tuleme. Viimane, meie paunhäälingu viimane saade siis käsitleb teemat vaimukas tervis ja meile iseloomulikult me katsume võtta siis selle teema pulkadeks lahti, vaadates meie lemmikvaldkonna ehk popkultuuri poole. Mis on esimesed märksõnad, mis sulle pähe turgatavad, kui sa mõtled popkultuuri ja vaimse tervise seoste peale? Ja ütle mulle, kui see filter, mille ma peale panin, hakkab segama sul minuga suhtlemist, sest et mind see segab juba praegu, ma olen imestunud, et sa kohe ei keelanud ära mul seda raami, mille ma siin Zoomis praegu peale panin. Ma igaks ütlen saalis viibijatele, et ma ei ole Keilas, sellepärast ma olen siin ekraani peal, et ma hetkel ei viibi Keilas. Ma olen praegu Inglismaa lõunarannikul Brightoni nimelises linnas hoopis. Aga sa oled Keilas käinud ja see on kõige olulisem? Ma olen Keilas käinud ja leidsin sealt isegi abikaasa endale, nii et mul nagu läks igati hästi. Las see filter jääb, see filter tekitab mus kohutavat õnnelikku tunnet ja rõõmu, see naeratab mulle vastu, see tekitab mus ainult head tunnet. Aga ma võin sulle isegi öelda, et
vastupidiselt tavalistele kordadele, kui me saadet salvestasime, siis ma tegin eile isegi eeltööd, ma uurisin. See peamiselt kätkes endas seda, et ma vaatasin Billie Eilishi dokumentaali, seda sama, mida sina mulle juba mõnda aega soovitasid, sest mul oli kuidagi tunne, et kui me räägime kuidagi avalikkuse ees, mitte niimoodi omavahel kuskil pimedas toas ja siis edastame neid paunasid kuidagi mingiks allalaadimisteenustele kuhugi, et siis nagu võiks natukene valmistuda, võiks natukene mõelda nendest asjadest. Ja ma arvasin, et äkki kui ma vaatan, nagu, mis asi see tänapäeva nagu popmuusika on, ehk siis Billie Eilish, väga kuulus artist, eks ole, ja ma olen nagu kuulnud, et seal räägitakse vaimse tervise teemadest, et ma olen nagu kuidagi palju pädevam. Aga ma võin sulle kirjeldada seda tundmust, mis mind valdas. Kui ma seda vaatasin, mul oli kogu aeg siuke tunne, et midagi kohe juhtub, eks ole, et midagi läheb väga-väga halvasti. Sest mul on siuke tunne, et me eeldame juba popkultuurist, eriti noortest nagu sellistest popkultuuri artistidest ja eriti nagu muusikutest, kes laulavad siis sellistel nagu keerulistel teemadel. Me eeldame, et midagi läheb valesti. Me eeldame, et nad on kuidagi eriti ma ei tea, masenduses või kuidagi nagu eriti halvas olukorras ja kõik läheb ainult hullemaks, nii et ma kuidagi olin juba ette aimavalt, vaatasin seda filmi, mõtlesin, et mis nüüd valesti läheb. See oli 2 tundi ja 20 minutit pikk film. Terve selle aja ma olin nagu pinges. Et saada aru, et kuidas ta nüüd selle filmi jooksul, kuidas tema vaimne tervis nüüd, kas ta rääkis seal, kuidas ta nooremana on väga näiteks sügavas masenduses olnud, on mitmete vaimse tervise nagu muredega pidanud võitlema, on leidnud abi näiteks oma laulude kirjutamisest, joonistamisest, muudest asjadest. Mõtlesin, et huvitav, millal see klõps ära käib ja ma olin nii õnnelik, kui see film sai läbi ja tundus, et tegelikult äkki nagu ei pidanudki midagi halvasti minema, kõik ongi nagu enam-vähem hästi, sest meil on nagu selline ettekujutus või troop, et kui sa oled nagu selline generatsiooni hääl, eriti kui sa oled nagu noore põlvkonna nagu siuke hääl, siis suga peab nagu midagi halvasti minema ja kõik nagu peab jube halb olema, et üldse nagu kogu seda kunsti teha ja läbi elada ja kirjeldada. Aga seal tal oli nagu toetav perekond, kes mõistis seda riski, oli ta ka kaasas, pakkus talle tuge ja ei olnud ka nagu looming oli ikka hea ja kõik oli nagu tore. Ma ei tea, kui sina seda filmi vaatasid, mis tunne sulle sellest jäi? Väga huvitav oli kuulda sinu neid mõtteid, sellepärast et mul oli sama hirm seda dokumentaalfilmi vaatama asudes, sest et meid on harjutatud ootama pommuudiseid ja šokki ja nagu igasugust sellist ekstsentrilisust, kui me vaatame selliste popstaaride poole või võrdleme nende elukäikusid, siis need on sageli väga-väga sarnased. See trajektoor on meile kõigile väga tuttav. See on nagu mingisugune siuke lugu, mis lihtsalt kordab iseennast, vahetades vahepeal kostüümi, ehk siis need isikud muutuvad, need muusikažanrid muutuvad, aga põhimõtteliselt me oleme ikkagi harjunud nägema popartiste selliste kannatavate geeniustena, kes siis põlevad ereda tähena ja põlevad seega ka väga kiiresti läbi. Me just nagu eeldame, et ju see teekond selline saab olema, et väga noorelt saadakse kuulsaks, tullakse nii-öelda ei kusagilt, ja siis järsku peaaegu üleöö just nagu saadakse ülemaailmselt kuulsaks ja siis järgnevad sellised intensiivsed peadpööritavad maailmaturneed ja siis algab igasugune selline eksperimenteerimine narkootikumidega, aina sügavam depressioon, ühesõnaga ollakse sellisel allakäiguspiraalil ja samal ajal siis selle popartisti selline edu marginaal aina tõuseb, kuni ta siis plahvatab otse-eetris nii-öelda, ehk siis, et tingimata peab see inimene siis hiljemalt 27-aastasena kas ise siit elust lahkuma või siis mingi õnnetuse tagajärjel kuidagi pildilt kaduma igas mõttes.
ja see Billie Eilish'i dokumentaal oli selles mõttes tõesti selline värskendav uus narratiiv just nagu, et seda võis vaadata ka sellises kontekstis, et me oleme nüüd leidnud veel ühe popartisti, kes on praegu meeletult populaarne, purustab jälle igasuguseid rekordeid, nagu ikka sellistel puhkudel siis võrreldakse alati Beatlesitega, eks ole, sest et Beatlesid panid need latid igale poole püsti ja siis kõigi järgnevate põlvkondade asi on siis neid latte kuidagi ületada. Ja see esialgu tundub alati võimatu, sest et Beatlesid juba ju vallutasid maailma igal moel, aga alati kui keegi uus artist areenile saabub, siis see on just nagu mingisugune eriline saavutus, kui nad suudavad mingisuguse Beatlesite rekordi purustada. Ja Billie Eilish suutis juba siis, ma ei tea, 19-aastasena vist purustada mitmeid erisuguseid rekordeid ja nad jõudsid oma venna Phineasiga, kellega koos nad siis kahekesi lapsest saadik on muusikat teinud oma kodus, venna magamistoas põhimõtteliselt, et nad suutsid selle põlve otsas tehtud muusikaga raputada popmuusika maailma nii põhjalikult, et nad on juba võitnud ka hunniku Grammysid, nad on võitnud Oscari filmilaulu eest, James Bondi uuele filmile nad tegid siis tunnuslaulu. Film ise pole veel välja tulnudki, aga muusikud on juba Oscari kätte saanud. Sest et Covidi tõttu, nagu te ilmselt teate, on James Bondi filmi väljatulek siis edasi lükkunud, ma ei tea, kas 2 aastat nüüd juba, midagi sellist. Ühesõnaga, et see Billie lugu, see, et tal on toetavad vanemad, nagu sa Ivo ütlesid, ja et see kõik ei tundunudki lavastatud, nagu võis kahtlustada, et see ei saa ju ometi nii olla, et ühel noorel popartistil saab olla ka toetav perekond, et ta ei vihkagi oma ema ja isa, et ta ei olegi, ma ei tea, koolist välja visatud, sest et ta ei käinudki koolis, tema ja Phineas, nad olid koduõppel, nende vanemad olid ka nende õpetajad ja ühtlasi siis juhatasid neid muusikamaailma, kuna nad ise ka on mitmekülgselt andekad sellised loomingulised inimesed. Ja et kõige tagatipuks Billie Eilishil on vabadus anda välja muusikat, kus ta siis ühest küljest lõbustab maailma selliste mõnusate popmeloodiatega ja rütmidega, aga samas, kui vaadata tema laulu sõnu, käsitleb äärmiselt hämaraid, tumedaid, raskeid teemasid. Et see, et ta seda kõike on suutnud nagu kokku panna ja niivõrd edukalt on just nagu väike tõestus selle kohta, et saab ka teisiti. Et popmuusika maailmas või üldse popkultuuris ei pea tingimata raskeid teemasid kuidagi siukse Disney lakkvärviga üle võõpama ja ühesõnaga probleeme ei pea lükkama vaiba alla, sa saad neid käsitleda täpselt sama rajult, kui seda tegi, ütleme, Nirvana näiteks, siis kui 90-ndatel grunge rock maailma raputas või popmuusika maailma raputas. Aga see kõik ei pea lõppema sellega, et kõik asjaosalised lõpetavad oma elu 27-selt, et see saab ka minna teisiti. Ühesõnaga, Billie Eilish on väga-väga huvitav näide minu meelest sellisest vaimse tervise teemade avaliku käsitlemise ja üldse popkultuuri ristumispunktist. Seal oli üks stseen, kus ta rääkis, ma ei tea, kas oli mingi ajakirjanik või see oli mingi tema publitsist või igatahes mingisugune selline toetav personal. Ja nad rääkisid narkootikumidest, et ta tahab nagu anda välja sõnumi justkui, et narkootikumide alkoholi kuritarvitamine on väga halb ja see vastukaja, mis ta siis oma nagu sellelt toetavat töötajalt sai, oli kuidagi selline, et ma ei tea, et äkki võib-olla selle sõnumi väljasaatmine praegu võib nagu hiljem kuidagi elus tulla tagasi kummitama ja ta ema nagu siis reageeris selle,
kuidas me peaksime nüüd praegu nagu käituma, et me umbes peame ette ennustama, et nagu kõikide, eks ole, teiste noorte pop-tähtede puhul siis Billy langeb, eks ole, narkootikumid ja alkoholi kätte ja siis nüüd ta umbes kahetseb neid sõnu, mida ta kunagi ütles, et ta nagu ei peakski selliseid nagu asju välja ütlema. Ja see resoneerus minuga nii tugevalt, sest ma nagu tegelikult päriselt ei mõista, miks me seda sama narratiivi, et nagu ilmtingimata kõik peab ju halvasti olema. Et on noor naine, popstaar, räägib sellest, kuidas tal on vaimse tervisega muresid olnud, kirjutab seda oma lauludes, väljendab oma nagu keerulisi ja raskeid tunde, eks ole, läbi oma loomingu, ta on ääretult kuulsaks olnud ja kõik peab minema halvasti. Ma tegelikult tõesti ei mõista, miks me nagu konstantselt seda sama lugu tahame kuulda ja tegelikult võib-olla isegi nagu ma vaatan, kuidas tema selle nii-öelda isiku ümber inimesed kuidagi juba nagu ennetavad või ootavad. Ma ise ka, ma istusin seda filmi vaatama ja mõtlema, et huvitav, millal nagu asjad lähevad halvaks. Ja muidugi võib-olla siin on jällegi see olukord, kus me ise vaatame 2 või 4 aasta pärast tagasi, mõtleme, et oi näed, rääkisime, kuidas tegelikult on ta nagu hoopis teistsugune ja erandlik narratiiv selles suures pildis, aga näed, läks hoopis teisiti, aga selle põhjal, mida ma seal filmis nägin, kuidagi mulle, ma ei tea, see ei tundunud niimoodi, see oli väga huvitav film, sest ta käsitles seda popstaariks kasvamist kuidagi hoopis teistsuguse nurga alt, kui ma kunagi seda üldse mõelnud või näinud olen, et nagu sa ise ka kirjeldasid, enamus sellest nii-öelda, mul on selline, noorte popmuusika peab teatud mõttes millegi vastu võitlema, eks ole, andma mingisuguse sellise seose sellele noorele inimesele, tema enda sellistele võib-olla keerulisematele tunnetele või tema enda nagu sisemistele vihadele või ängistustele ja tavaliselt see nagu viha kasvabki välja, nagu sa rääkisid, eks ole, mu vanemad olid väga halvad või mind juba pandi noorena kuhugi vangi kinni, sest ma olin ise, käitusin kuidagi väga valesti või mingist nagu sellisest võitlevast asjast, aga mul on tunne, et Billy puhul see võitlus on nagu väga tema enda sees ja tal on tegelikult see tugisüsteem, vähemalt praegu näib olevat olemas, et sellega nagu toime tulla. Et just kui seal on olemas nii-öelda see väljapoole liikuv, see emotsioon, need tunded, see, kuidas ta suunab oma enda, eks ole, neid mõtteid oma loomingusse, aga samas tal on ka nagu see toetav tugisüsteem, mis võimaldab tal endal selle kõige kontekstis nagu ellu jääda, kui tal ongi tõesti miljonid inimesed ümberringi, kes ütlevad, et sa räägid täpselt seda, mis minu hinges on, ma armastan sind ja ta ise võib-olla tunneb seal juures, et ta nagu tegelikult üldse ei saa aru, miks tema ja et kas ma ikka olen üldse väga hea või ma tegelikult natuke raske on mul ikkagi mõista, miks me paneme nagu kõike sellises ühtsesse narratiivi, et kõiki peab halvasti minema. Kas me nagu, kunagi oli üks South Parki osa, kus nagu Britney Spearsi puhul vaata samamoodi, et ta sai ju, eks ole, väga noorelt kuulsaks, ta nagu, ma saan aru, et ta tehti kuulsaks lausa sellises nagu tehnilises viisis, et tal paluti teistmoodi laulda teistsuguse häälega, kui talle loomulik on, et oleks rohkem, eks ole, apelleeriv. Ja South Park siis käsitles kogu seda teemat, et Britney Spears on nagu järjekordne lugu, kus me nagu võtame ühe noore, eks ole, popstaari ja vaatame tema nagu seda allakäiku, et see ongi see meie nii-öelda see meelelahutus, mitte see artist ise, vaid vaadata, kuidas üks noor inimene tuleb ja läbib selle allakäigu ja siis võtame järgmise ette, eks ole, miks me seda tahame või kas me päriselt tahame seda? Ja, sest et ühest küljest kui rääkida inimestega eraldi, siis väga raske on leida sellist inimest, kes päriselt selliseid traagilisi käike nagu ootaks, kes kuidagi elaks selle nimel, et saaks ma ometi järgmisel nädalal lugeda vähemalt ühe popstaari surmast jälle, kes on kuidagi, ma ei tea, pilves peaga nagu sõitnud oma autoga kaljult alla või teinud midagi muud kohutavat, et ma ei usu, et suurem osa inimkonnast isegi tegelikult oma ellu kuidagi rohkem traagikat ootab või rohkem šokeerivat infot või siis sündmusi oma enda ellu. Aga me elame sellises kultuuriruumis, kus meil on selline suur meediatraditsioon, mille päris osa on see, et seal on vaja rebida inimeste silmapaare nagu selle oma väljaande
poole kogu aeg, et kogu aeg on vaja leida ja noh, tänapäeval me räägime sellisest klikimeediast, eks ole, et on vaja suuri ja rabavaid pealkirju selleks, et saada kätte klikke. Võib-olla see, et inimesed päriselt süveneksid ja loeksid, ei olegi nii tohutult tähtis, sest et seni, kuni need klikid tulevad, seni saab väljaanne ka reklaamiraha oma erinevatelt klientidelt, partneritelt ja siis saab inimestele palka maksta. Nii et see on natukene nagu sihuke süsteemi viga, et ma arvan, et ka kui küsida sellistelt klikimeedia töötajatelt, et kas nad igatsevad oma ellu rohkem draamat ja rohkem valu ja rohkem traumeerivaid sündmusi, siis ilmselt, ma ei tea, 99,99% neid ütleks, et kindel ei. Aga ometi nad lähevad hommikul tööle selleks, et seda sama sellist ühiskonda nõrgestavat süsteemi tegelikult nagu elus hoida. Ja sellepärast on olulised sellised suure, laia kõlapinnaga julged artistid või üldse sellised eri valdkondade tunnusnäod, kes julgevad jääda ausaks ja kes ei karda öelda välja, mis tegelikult toimub maailmas, mis toimub nende endiga. Ja see muidugi omakorda kuidagi tekitab omaette siukse nihke, ma kujutan ette, et õige tee ei ole ka see, et me nagu ainult ootaksime, et popstaarid näiteks vähendaksid maailmas vaimse tervisega seotud teemade stigmatiseeritust, sest et see ei ole otseselt nende töö ju tegelikult. Samas ei saa ka öelda, et ainult sotsiaaltöötajad on need, kes igapäevaselt peaksid selle teemaga tegelema. Et ma arvan, et see ongi täpselt üks nendest teemadest, mis on natukene kõigi asi ja me ei tohiks lihtsalt panna nagu kõiki panuseid kuidagi ühele ainsale inimesele, ehk siis, et Billie Eilish ainuisikuliselt kindlasti ei saa lahendada vaimse tervise stigmatiseeritust, aga ta kindlasti on andnud juba väga olulise panuse sellesse, et see teema oleks kuidagi avatumalt laual, et me saaksime rääkida kõigest. Teise näitena tuleb näiteks meelde, kuna siin hiljuti olid olulised tennisemängud maailmas ja kuna ma juhtumisi olin just ostnud endale reketi, siis ma ühtlasi märkasin ka tennise uudiseid ja ka Inglismaal viibides kuidagi me abikaasaga otsustasime, et kui me juba siin oleme, et siis võiks ju uurida, et mis asi see Wimbledoni üritus üldse on, mida see endast kujutab, kõik räägivad sellest kogu aeg. No siis me vaatasime, kui oli see esimene päev ja siis vihma sadas ja mängud lihtsalt jäid ära järjest, nii et telekast sai vaadata, kuidas sellised mossis britid istusid väga hõredalt täidetud nagu nendel tribüünidel, sõid mornide nägudega võileibu oma väikestest kilekotikestest ja vaatasid telefonist ilmselt, mis sotsiaalmeedias kirjutatakse. Aga mis oli nagu oluline selle Wimbledoni perioodi juures oli see, et ma ühtlasi ka märkasin uudist sellise Jaapani tennisisti nagu Naomi Osaka kohta, kes on 23-aastane noor tennisemängija, üks maailma tippudest. Ja tema kohta siis tuli selline, mida Postimees nimetas hiljem sarnase sündmuse toimumise järel pommuudiseks, ühesõnaga, et ta nagu loopis nagu pomme siia-sinna, see Naomi Osaka, rääkides sellest, et ta tegelikult on juba aastaid vaevelnud suure ärevuse küüsis, et teda tabavad intensiivsed ärevushood enne seda, kui ta peab näiteks pressiga rääkima, kui ta peab hakkama esindama ennast ja oma brändi ja kõiki oma sponsorite brände ja siis ta otsustaski
Prantsuse lahtiste ajal siis põhimõtteliselt isegi mitte eel, vaid need võistlused olid juba alanud, et otsustas niimoodi käigu pealt, et ta ei anna intervjuusid, et ta ei osale pressikonverentsidel, sest et ta ei suuda, et ta peab hoidma oma vaimset stabiilsust ja pigem lootis, et ta saab kuidagi säästa ennast, et keskenduda mängule. Aga siis kohe selgus, et nii ei saa, et kui sa oled tipptennisist, siis sa ei tohi vaimse tervise hoidmise nimel kuidagi siis nagu loobuda intervjuudest näiteks, et see on ennekuulmatu, nii ei tehta, on ju sõlmitud igasugused lepingud, kokkulepped, raha on vaja liigutada ühelt kontolt teisele. Ühesõnaga, et sellise positsiooniga inimene just nagu ei tohiks lubada endale seda luksust, et ta hoiab ennast. Et ühesõnaga see süsteem pigem tahtis näha seda, et ta hambad ristis ikkagi teeb ära need intervjuud ja läheb, mängib hästi ja loodetavasti võidab, ja siis kõik saavad hunniku raha tänu sellele, et nii tema kui ka tema nii-öelda bränd kui ka kõik tema sponsorid. Ja tulemuseks oli siis see, et ta pidi loobuma üldse osalemisest. Ja ühtlasi ta ka siis otsustas mitte osaleda Wimbledoni võistlustel ja ainus positiivne tulemus oli see, et hakati rääkima sellest, et millised on vaimse tervise, mil määral või millisel moel on vaimne tervis üldse teemaks tippsportlaste maailmas. Ja see oli väga oluline arutelu jälle, mida käivitada, sest et selgus, et sellest ei ole piisavalt räägitud, sest et jällegi me oleme nagu harjunud kuidagi ootama, et võib-olla erinevalt siis popstaaridest, kelle puhul see ootus just nagu on see, et nad nii-öelda paneksid hullu, elaksid väga kaootilist ja sellist kõmu uudisväärtust omavat elu ja siis plahvataksid sellise supernovana väga noorelt, eks ole, et me saaksime siis neid taga nutta ja mõelda, et kuidas ikka jah, et see andekus ja hullus, need käivad ikka käsikäes alati ja et ikka vist ei saa ikka mitte kuidagi olla geenius, ilma et sa oleksid natukene nagu segi peast, natuke või palju segi peast. Aga samas tippsportlaste puhul jällegi me eeldame, et nad on just nagu sellised üliinimesed, et neil ei olegi mitte midagi muud peale selle mängu enda, et see, mida nad väljaspool väljakut teevad, see nagu ei puutu asjasse, võib-olla aeg-ajalt kuskilt ajakirjast saab näha, et millise saarekese mõni tippsportlane endale ostis või millise autoga ta seal oma saarekesel ringi sõidab ja kes tal seal autos temaga kaasas on. Aga üldjoontes nad peavad olema sellised üliinimesed, sellised superkangelased, kes siis ühesõnaga toovad karikaid koju, kuniks nad seda suudavad ja siis sealt edasi hakkavad juba võib-olla siis toetama noori talente, kas siis mingite, ma ei tea, klubi omanike või treeneritena. Et ühesõnaga, ma arvan, et igas valdkonnas inimesed, kes on nagu pildil, kes on tipus või tipu lähedal, nad just nagu riskiksid millegagi, kui nad ütlevad avalikult välja, et nad on ka inimesed ja et nad tegelikult tahavad elada maailmas, kus saab käsitleda seda inimeseks olemist avatud kaartidega ja saab kuidagi elada nii, et ei pea tingimata plahvatama supernovana noores eas. Ja kuidagi iga kord, kui keegi on selle teema nagu lauale pannud, siis ta jah, ühest küljest kaotab midagi, sest et ta pahatihti ikkagi satub nagu naerualuseks või siis inimesed on nagu pahased ta peale, et ta kõigi tuju rikub, et ta nagu tõmbab nagu õhkkonna väga morbiidseks, samal ajal kui ta võiks lihtsalt laulda või lihtsalt tennist mängida, Aga samas on palju rohkem alati seda positiivset vastukaja või seda tänu,
mis teda siis hiljem, mille osaks ta hiljem saab. Sest et ta on jälle muukinud lahti mingisuguse osa sellest suurest lukust, mis meid kõiki tegelikult ju vangis hoiab. Jah, see on selles suhtes väga huvitav nagu paralleel spordiga, mis on teema, millest ma peaaegu mitte midagi ei tea, aga ma olen vaadanud dokumentaalfilme. Siis ma panen kõik asjad kahjuks oma peas millegi pärast kokku, kas see on siis iluuisutamine või kas sa tead, mis selle asja nimi on, kus inimesed, see on nagu mingi võimlemine, aga nad teevad nende postide peal hästi graatsiline ilus, näeb välja, teevad selliseid saltosid ja hüppeid ja asju. Ühesõnaga siuksed nagu... Sa ei räägi striptiisist praegu, sest ma tean, et striptiisitarid tihti teevad siukseid postitrikke. Seal on võib-olla ka omad nagu sellised vaimse tervise teemad, aga ma ei julgeks nagu hakata, siin me jõuame selle pädevuse puudumise juurde jälle tagasi. Tahaks praegu guugeldada, kas striptiis on olümpiaala, sest et ma ei ole kunagi guugeldanud sellist asja ja ma arvan, et sa ei tea. Ei, ma ei tea, rulatamine oli sel aastal, see oli ainuke asi, mis ma nagu mõelda. Aga ühesõnaga need spordialad, mis on kõik sellised hästi väljapoole graatsilised, kus tegelikult tihti lugu nagu iluuisutamise või iluvõimlemise või selliste asjade juures kipub tulema hästi palju selliseid filme, kus näidatakse neid telgitaguseid, mis on tegelikult jube õudsad, kus neid inimesi nagu võiks öelda, et nagu ma ei tea, kasutatakse peaaegu julmalt ära, nagu kas või nende treenerite poolt, sest tegelikult ei ole üldse oluline see, millise nagu valu ja millise piina või millise nagu vaimse või füüsilise nagu koormusega sa pead sinna oma eesmärgini jõudma. Ainuke asi on oluline see, et see paistaks välja hea, et see paistaks välja graatsiline, et see oleks ilus ja mul on tunne, et seda on nagu nende graatsilisemate spordialade puhul võib-olla sellisest nagu kontrastist hästi palju näidatud, aga see tennise näide on samamoodi väga huvitav, et tegelikult ei näe väga tihti just neid telgitagusid ja meile meeldibki kuidagi ette kujutada, et kõik mängivad neid oma rolle välja, et sportlased, kes on peavad olema väga mehised, on väga tugevad ja jõulised ja ei tegele üldse selliste vaimsemate teemadega. Ja need sportlased, kes peavad olema kohutavalt graatsilised, nende elus ongi kõik juba ilus ja läbi selle draama ja kannatuse sünnib veel rohkem ilu. Ja samamoodi on, eks ole, nagu popkultuuris näiteks muusikute puhul see, et sul ongi justkui nagu narratiive valida, et sa võid olla selles rollis, kus ongi see noor staar, kes saab järsku jube kuulsaks, räägib terve põlvkonna eest ja siis põletab ennast läbi, näiteks sureb väga noorelt ja see jätab tervele sellele põlvkonnale siukse meeletu nagu trauma sisse, mille tõttu nad mälestavad sind terve oma elu, sa kuidagi jääd selliseks nii-öelda sümboliks või siis sa võtad endale selle narratiivi, et sa oled lõpuks see pensionär Whitesnake'ist laval, kes, eks ole, ikka veel üritab nagu rokkida, kui ta tegelikult võib-olla ei ole enam nii äge. Ja kui sa seal oledki mingi, ma ei tea, 16, võib-olla see ei tundu sulle nagu kõige parem perspektiiv, et võib-olla sa tahad hoopis see legend olla ikkagi. Et nagu need rollid, mida me tegelikult eeldame oma nendelt meelelahutusinimestelt, mille sisse me nagu ootame justkui, et nad ennast paigutaksid, tunduvad sellised kohutavalt ebaõiglased. Just Iron Maidenil tuli uus plaat välja, kus juures nad on kõik pensionärid, väga kihvt plaat oli. Et ma olen väga tänulik, et nad ikka veel siin on ja laulavad. Ja ma alati eelistan seda, et inimesed, kes teevad vägevaid asju, et nad pigem teeksid seda seni, kuni nad on vanad pässid ja neid on isegi natuke piinlik vaadata. Ma eelistan seda sellele, et nad lõpetaksid 27-selt nagu see selline šokimeedia narratiiv on ette kirjutanud. Sest et ma ei tea, vastupidavuses ja südikuses ja sellises nagu pikaaegses järjepidevuses on väga suur väärtus. Ja ma arvan, et seda jällegi ei väärtustata piisavalt, sest et esiteks vanadus või vananemine on üldse miski, mis on jällegi nagu ka vaimne tervis kuulub sellisesse nagu stigmatiseeritud teemade rubriiki ja pigem tahetakse
popkultuuri inimestele kuidagi presenteerida ja müüa läbi sellise noore või verinoore inimese siukse seksapiilsuse ja sellise arrogantsuse ja edevuse. Nii et noh, see on ka jälle miski, mida nagu teadvustada ja mina näiteks väga tahaks teada, et mida teeb Billie Eilish siis, kui sest et ta on praegu vist, ma ei tea, ta on praegu 19 või 20, väga noor. Et mida ta teeb 50 aasta pärast näiteks. Milliseid laule laulab 70-aastane Billie Eilish. Ma väga loodan, et ta on endiselt siis veel tegus ja aktiivne. Ja ma tahtsin siia meie Paun Häälingu erisaatesse visata ruttu, enne kui meil aeg otsa saab, visata ruttu veel ka kohustusliku kuidas öelda, kõrvaltegelase Kanye Westi, sest et see ei oleks, mis see sõna on, see ei oleks nagu kanooniline popkulturistide osa, kui me ei käsitleks Kanye Westi. Aga see oleks parem popkulturistide osa, kui me ei käsitleks Kanye Westi. Kanye Westil tuli uus album just välja, aga sellest me täna ei räägi. Sellest ma loodan, et me räägime järgmises saates, mille ta pühendus oma emale, mille nimi on Donda, sest et tema ema nimi oli Donda, aga aastal 2018, 3 aastat tagasi tuli tal välja siis selline minialbum, mis oli alla poole tunni oli selle kogu pikkus. Ja selle pealkiri oli Yay, mis on siis tema selline hüüdnimi või mida ta tegelikult nüüd tahab juba oma ametlikuks nimeks registreerida. Selline uudis oli ka vahepeal, et ta tahab nagu eemaldada oma ees- ja perekonnanimed totaalselt ja lihtsalt olla passis ka tähistatud kui lihtsalt Yay, Y-E. Ühesõnaga, Yay oli selline album, mille kaanel ilutses siis selline natuke lohakas kirjas niimoodi käega kritseldatud tekst. I hate being bipolar, it's awesome. Ehk siis ma vihkan seda, et ma olen bipolaarne, see on nii äge. Minu meelest täiesti geniaalne selline mini kokkuvõte sellest, mida bipolaarsus üldse endas kätkeb, et selles ühes pisikeses vastuolulises lauses oligi juba kätketud bipolaarsuse definitsioon just nagu. Ja sellega ta nagu hõikas kogu maailmale, sest et tõepoolest Kanye Westi näol on jällegi tegu ühe lääne kultuuri kõige tuntuma popartistiga üldse. Ühesõnaga, et sellega ta nagu kuulutas kogu maailmale, et temagi võitleb oma tasakaalu nimel, et tal on tõsised vaimse tervise hädad, probleemid, komplikatsioonid, millega ta igapäevaselt silmitsi seisab. Aga see tema käsitlus oli selline nagu omas mingit uudisväärtust just nimelt sellepärast, et ta keeldus olemast ohver, mis oli jällegi selline nagu võib-olla seni nägematu või siis vähemalt mitte eriti tihti nähtud selline variant selle kohta, kuidas üks popartist oma vaimse tervise hoidmisega avalikkuse ees tegeleb. See teine äärmus ongi, nagu sa mainisid, Britney Spears näiteks, kelle puhul me nägime ainult seda jällegi selle Disney pintsliga üle võõbatud sellist pealispinda, sellist nagu laste nätsu moodi magusat sellist popartisti, kellel olid ainult sellised seksikad liigutused ja mesimagus hääl ja mitte ühtegi probleemi, et oli selline nagu ohutu kiisu, kes natuke nägi välja nagu alaealine, aga samas oli passis nagu piisavalt vana, et kõik 40+ fännid, vastikud vanamehed saaksid tema järele ihaleda ja see tehti kõik nagu kaubaks, on ju.
ja siis hiljem, kui Britney, kui temast ilmusid videod, kuidas ta oli, ma ei tea, täiesti endast väljas ja mingisuguse vaimse nagu kokkukukkumise äärel on ju ja ajas end kiilakaks ja käitus niimoodi kaootiliselt, et siis see jälle oli miski, mida pandi talle süüks tegelikult, et teda häbistati selle tõttu, et ta sattus naerualuseks, kõik tema mainevara võeti talt käest, sellepärast ta siiamaani võitleb oma enda lihase isaga, eks ole, erinevatel kohtusüsteemi tasanditel selleks, et saada kätte lõpuks oma enda vara, eks ole, mis talle endale tegelikult kuulub ja mille ta on ise endale teeninud kogu oma elu jooksul, oma karjääri jooksul. Ühesõnaga, et see Britney narratiiv on nagu väga erinev sellest, milline on praegu siis Kanye Westi teekond, kus ta avalikult lihtsalt ütles, et ma olen bipolaarne, aga ma kasutan seda, aga see teeb mind selleks, kes ma olen. Ühesõnaga, ta võttis selle nagu ta pani selle nagu oma brändi kasuks tööle, see kõlab hästi küüniliselt, kui ma seda niimoodi sõnastan, aga seda ta tegi, ta võttis selle omaks niimoodi, et see oli osa tema imagost ühtäkki ja see ei olnud miski, mis teda just nagu avalikkuse ees nõrgemaks või kehvemaks tegi, vaid see oli miski, mida ta nagu, mille abil ta püüdis olla selline inspireeriv ja julgustav jõud oma nõrgematele, ma ei tea, noorematele fännidele, kellele ta siis nagu ühemõtteliselt ütles, et kõik see, mis su sees toimub, on esiteks, see on oluline, seda tuleb võtta tõsiselt, seda ei tohi karta ega häbeneda ja lõppkokkuvõttes see, et sul just selline omapärane, ma ei tea, psüühika on, annabki sulle need supervõimed, mis on ainult sinul. Ehk siis ta nagu selle sügavalt stigmatiseeritud diagnoosi brändis ümber just nagu supervõimeks. Ta tegi endast superkangelase, kelle supervõime oli see, et ta on bipolaarne ja tänu sellele ta suudab olla loomingulisem kui kõik teised popartistid, kes temaga samal ajal ja samas kultuuriruumis tegutsevad. Mul on selles suhtes nii hea meel, et mitte ainult ei vaata see mind praegu sellest ekraanist ümbritsetuna sellistest toredatest naerunägudest, vaid see tõid ka mingisuguse natukene positiivse mõtte mu pähe Kanye Westi kõrvale, mis on ka iseenesest väga suur positiivne nagu saavutus. Mulle väga meeldis, mis sa ütlesid, et ta keeldus endast nagu kuidagi ohvrit tegemast, et mul on nagu selle Billie Eilishi juurde tagasi tulles, mul on selline tunne, et vähemalt ma ise tunnen, et mina võiks ja võib-olla nagu laiemalt ka, me võiks proovida nagu mitte otsida neid ohvreid igalt poolt ja proovida neid suruda mingisse ohvri rolli, et me saaksime kuidagi iseenda sellist iseendale seatud või ühiskonnale seatud neid narratiive täita, vaid lihtsalt on väga tore, et on inimesed, kes teiste meelt lahutavad, on hea, kui nad räägivad ka teemadest, mis neil endile korda läheb. Veel parem on, kui see läheb väga paljudele inimestele korda ja niimoodi võiks ju pensionini väga rahulikult meelt lahutada ja elada ja olla. Aga meil on tänaseks aeg läbi. Ma väga tänan nii neid, kes meid siia kutsusid, kui ka siis neid, kes meid kuulavad praegu hoopis nii-öelda selle pauna, alla laetud pauna vahendusel, et aitäh. Ja need on väga madalalt rippuvad paunad, mida me toodame. Üldiselt küll, ei olnud ka täna kõrge. Aitäh ja hõissa Keila Sotsiaalkeskus.